Kihingub ja särjus, nii, ma olen ready. Hei, oled jõudnud meie inspiratsioonilikate podcasti. Mina olen taas kord Brit ja minuga koos on saatejuhil Anabel. Juhu! Ja meil on täna külas Kristo Weber ja Kristo tegeleb ürituste sarjaga Cars & Coffee. Kristo tegi 7 aastat tagasi vaevalt 19-aastasena algust brändiga, mille loomisest ega tegutsemisest polnud tal õrna aimu ka. Ta ei teadnud, kuidas sündmusi korraldada, kuidas ennast turundada või üldse brändi üles ehitada. Praeguseks on ta teinud ka korra juba ajalugu. Eelmisel aastal, kui Eesti iseseisvuse ajal pole keegi saanud luba ega võimalus korraldada autonäitust Tallinna Velotrekil. Viimane näitus toimus seal 34 aastat tagasi. Tervist. Nii ta on. 34 aastat on jah, tänaseks päevaks 33 oli sellel hetkel, kui me sinna selle ürituse kohale saime viia. Väga vinge. Aga me läheksime edasi välkküsimuste vooruga. Neid küsimusi sa siis pead vastama nii kiiresti kui võimalik, et niimoodi peast esimene vastus, mis tuleb. Okei. Nii, esimene küsimus oleks selline, et kui sa peaksid valima ühe auto, millega sa peaksid terve elu sõitma, mis oleks? 911 turbo vana punnsilm. See oli nii kiirus praegu. Ma tean, mul on see on nagu dream car olnud, ma ei tea, seni kuni ma mäletan. Ma sõidaks iga öö sellega. Talvel oleks veits kahju sõita, aga vahet ei ole, ma sõidaks ikka 9-11 aastal. Nagu lahe. Kui sa saaksid mõne supervõime, mis see oleks? Aega peatada, ma arvan. Mingites hetkedes lihtsalt kas või enda sündmuste käigus on mingid emotsioonid, mida tahaks lihtsalt kauem nagu läbi elada ja siis lihtsalt mingi peataks 10 minutiks aja ja naudiks hetkeks ise ka vahepeal. Et seal ongi vist see, et kogu aeg oled töös ja ei ole seda nautimisaega, on ju? Ma ei tea 7 aasta jooksul, et ma oleks ise saanud enda üritust nautida kordagi. Mitte kordagi. Et nagu selles suhtes ma näen, mis seal toimub, tihtipeale on see, et pärast tagantjärgi galeriist vaatad, et ka sellised autod olid kohal. Et nagu ei jõua isegi platsi peal nagu süveneda, et ikkagi töö. Aga praegu läheb järjest paremaks see aasta hooaja lõpetamisel. Ma sain esimest korda ise ka pool tundi ringi käia ja nautida nagu. Et see on juba minu jaoks on suur edusam. Nii vahva. Jaa. Mida sa sööd õhtusöös kõige tihedamini, kui oled autoüritusel? Peale autoüritust või? Jah, näiteks. Mingit rämpsu, tavaliselt mingi siuke kiire toit. Kerge Mac. Pigem kas on Mac või on Circle K-st wrapper nagu. Siuke kiire süskar lihtsalt kiiresti sisse, mida sa saad kiiresti tarbida, et nagu kodus ma ei hakka never süüa tegema peale mõistlik. üritust. Aga ma ei viitsiks. Kett on nii maas 3 päeva nagu pärast seda. Jah. Aga kui saaksid olla üks päev täiesti offline, ehk siis nagu levist eemal, mida sa teeksid? Ma läks metsa jalutama või siis istuks kuskil rabalauka serval ja maaliks. Siuke nagu full looduses ja ise endale. See juba kõlab niimoodi, et ma kujutasin seda ette, seda rabalauka hetke. No, mul on isegi olnud selliseid hetki, kus ma olen saanud nagu päevaks ennast välja lülitada ja tavaliselt see tähendab seda, et ma olen looduses. Sest ma olen ikkagi nagu hinges, olen lillelaps. Nii, nüüd lähme siis küsimusteni. Kõige tähtsam küsimus siis, et missugune üritus on siis Cars & Coffee? See on niisugune hea küsimus, seda defineerida on hästi keeruline, et mis ta on. Ta on pigem ongi minu jaoks olnud algusest peale selline sündmuste sari, mida ma olen teinud selleks, et kommuuni kokku tuua ja mitte ainult nagu autokommuuni, vaid ka sinna juurde siis erinevad motospordiharud, lisaks motorattorid, sest see lõhe nagu motokultuuri ja autokultuuri vahel on aastatega nii suureks läinud. Motorattorid autoüritustel ei käi, autoinimesed motoratastega samadel üritustel ei käi. See nagu lõhe on nii suur. Esimesest päevast peale minu idee oli nagu kokku tuua neid inimesi ja ma arvan, et see on väga tugevalt jäänud siia nii selliseks ja kindlasti ka see sinna juurde, et see nagu pealekasvu kasvatamine, et nagu noortele juba varakult näidata, mis autokultuur tegelikult on. Sest ma saan öelda, et minu sündmused on kõik nagu family friendly. Sa võid sinna tulla nagu ka pisikeste lastega, sest see on turvaline. Ja see on nagu nii oluline minu jaoks, et just seda pealekasvu nagu juurde toota. Vastasel juhul lihtsalt autokultuur sureb välja. Jah.
Jah, seda küll jah. Aga kuidas tekkis see idee üldse, et selline autoüritus korraldada? Et sa rääkisid natuke sellest lõhest? Jaa, tegelikult see idee, see sai alguse Tartust. Tegelikult esimesed 2, pea 3 aastat ma korraldasin Tartus, siis tõi elu Tallinnasse tagasi ja siis ma tegin siin, ma käisin kunagi sellisel üritusel nagu Diskostum, mida korraldab Jarmo Nuutre ja sealt ma sain esimese selle inspiratsiooni, et see on äge asi, mida ta teeb. Seal oli nii palju erilisemaid autosid koos, mida sa ei näegi iga päev. Siiamaani Jarmo ajab seda ja seal need sõidukid, mis on, need ei käi mitte ühelgi teisel üritusel, ainult Jarmo üritustel. Ja siis oli põhimõtteliselt istusime sõpradega saunas ja jäime õlut ja mõtlesime, täiega kõva oleks teeme ise ka nagu mitte kellegil null teadmist üldse sündmuskorraldusest või nagu mingist brändi kujundamisest või millegist. Ja sealt see oligi lihtsalt mingi Facebooki postitus, et jõu saame Tartus kokku. Ja nii ta läks, siin me oleme 7 aastat hiljem. Ja pigem on see, et see tuli lihtsalt mingi loll idee, et vaatame, mis juhtub. Aga kuidas on seotud otsetõlkes siis autod ja kohvi? Kuidas see kohv seal nagu, mis see? See nagu kontseptsioon on tegelikult olnud kogu aeg teistmoodi, et kui me nagu vaatame kõiki selliseid autonäituseid, siis tullakse kokku, näidatakse autosid, minnakse laiali, aga see nagu Cars & Coffee juured tegelikult ju laiemas laastus ulatuvad USAsse, kus kunagi oligi truckstoppides hommikul saadi kokku, joodi kohvi, vaadati autosid, mindi laiali. Oligi pühapäeva hommikune üritus, kogu aeg. Ja see algusaastatel minu jaoks oli täpselt samamoodi. Saame kokku, joome kohvi, räägime juttu, chillime, kasvatame kommuuni ja igaüks läheb minema. Praeguseks hetkeks on lihtsalt nagu kasvanud nii suuremasse mastaapi ja nagu ta on läinud rohkem ka selliseks nagu näituseks, aga see kontseptsioon on endiselt see, mida ma tahan nagu ajada, on see, et me saame kokku, me saame kohvi juua, me saame juttu rääkida ja nagu see põhiteema on see, et autoomanikud, kes nendel sündmustel käivad, ei ole sellised, et sa ei tea autodest midagi, ära tule mu käest küsima. Vaid see pigem on see, et need autoomanikud on nõus nagu tunde oma autodest rääkima. Et see on just nagu see, mis annab sellele kommuuni kasvule juurde, sellele peale kasvule juurde ja tegelikult see ongi see, mis nagu läbivaks teemaks jääb nii kaua, kuni mina seda teen, selle hetkeni see kontseptsiooni muutu. Et see just see nagu sõbralik keskkond ja see, et saame kokku ajame juttu. Jah, ma täitsa tunnistan, on küll sõbralik keskkond. Ja me oleme mõlemad käinud ja me saame siin kaasa rääkida. Hästi palju. Võib on noogust selle peale, et võib tunde rääkida autode juttudest. Ja ma olen nagu üliägedaid sõpru saanud sellest kommuunist just nagu tänu sellele, et korraldaja rollis ise olles, alguses olid ju need sündmused väiksemad, aga ongi neljapäeva õhtul saad kokku ja sa tead, et sul on järgmine päev tööpäev, aga sa jõuad kell 3 hommikul nagu, sellepärast, et oli vaja rääkida, üks vend tegi mootorivahetust just vaata, tal oli vaja kõigile rääkida, kui keeruline see oli. Ja nagu kõik on supportive, et nagu toetatakse üksteist ja tegelikult see kommuun hoiab meeletult kokku. Jaa, on küll. Täitsa nõustan sellega tõesti. Mille poolest on Cars & Coffee sündmuste sari eriline? Ma arvan, ongi see vibe. Vibe on nagu, see on nagu see põhiteema, mis seal on, see vibe on nii teine. Kui natuke siin ette rutata sündmust, me räägime sellest Tallinna velotrekist ka, aga mulle seal oligi see, et see vibe on ju, mis seal on esiteks, aga seal oli see asi eriline, et said olla seal nagu sellise vaba ala ka hästi suur ja mingid mängud ja et ollagi nagu tuttavatega sõpratega, et selles mõttes, et minu meelest see on nagu selline vau, et mitte lihtsalt auto vaatamine. Ja mul üks sõber ütles selle kohta väga hästi, et Cars & Coffee on nagu riik riigis. Ehk siis põhimõtteliselt me loome selle keskkonna ise, kus inimene saabki ennast vabalt tunda, ta saab olla nii-öelda selles unistuste maailmas, et sul on seal ümber see, mida sa armastad, sul on seal inimesed, kes on sul olulised ja sa saadki nendega kas või terve päeva seal veeta. Ja see on nagu safe, see on fun ja inimesed naudivad. Et see nagu on, see riik riigis on ka hea nagu kirjeldus sinna kõrvale panna. Aga kui nüüd on need üritused nii suured, siis kuidas nägi välja sinu esimene korraldatud sündmus ja kuidas see läks? Sa ütlesid, et see oli väike ja Tartus? Ma ei tea, väike on ka siuke, jah, minu jaoks ta oli väike tollel hetkel, kui ma võrdlen nagu praeguste üritustega just nagu korralduslikust poolest, aga tegelikult see oli hästi lihtne. Ma tegin Facebooki eventi enda nime alt.
Tollel hetkel ta oligi ka Cars & Coffee, Meet and Cruise. Me saime kokku Ermi B parklas, kokku tuli veidi üle 200 auto, me sõitsime Luunja jõe sadamasse. Lihtsalt siuke väike ots, see tegelikult on nagu Tartust reaalselt mingi 20 minutit läbi linna tulla. Ja me sõitsime kõik koos Luunja jõe sadamasse, veetsime seal umbes 4 tundi aega. Siis tuli kohale politsei ja ütles, et minge ära. Me olime nagu mingi, okei, läksime raadile tagasi ja sealt see nagu lumepall läks veerema. Ja esimene hooaeg läks hästi kiiresti, me jõudsime teha vist 5 kruiisi enne hooaja lõpetamist. Ja kõik olidki siuksed kruiisi stiilis, et oligi, saime kokku, kogunemisaeg oli 1-2 tundi tavaliselt, jõime kohvi, rääkisime juttu ja siis sõitsime koos. Aga seal automaailmas on vist see ka, et kui see sündmus nagu üheni jõuab, siis nemad jagavad edasi, et mina lähen, kas sa tuled ka, et hästi selline see kommuun. Ja Tartu on nagu selles suhtes, ta oli hästi hea hüppelava, nagu see kommuun on nii pisike tegelikult seal, et nagu kõik teavadki kõiki. Mul käisid sündmustel inimesed isegi Tallinnast kohal. Nagu nad tulid, sõitsid neljapäeva õhtul Tallinnast kohale, sellepärast, et nad teadsid, et meil tuleb event. Ja siis nad sõitsid öösel tagasi. Et nagu see kommuun on nii ühtne seal Tartus eriti, et sealt nagu üles kasvatada mingisugune bränd oli meeletult hea algus. Nagu. Et selles suhtes see kommuun seal on hästi nagu pisike ja hea oli sealt nagu hakata kasvama. Milline on kõige meeldejäävam hetk, kui sa oled seda üritust korraldanud? Ma arvan, Velotrek ongi. No Velotrek oli minu jaoks, kes siis eellugu natukene võib-olla kuskilt on lugenud, aga Cars & Coffee loomise juures oli üks noor autofotograafi ajakirjanik, kes praeguses hetkeks natukene üle 3 aasta tagasi meie hulgast lahkus. Üks minu väga-väga hea sõber ja inimene, kes kogu aeg käis ja patsutas õla peal, ütles, et jumal loll idee, aga you go for it nagu. Et ta oli see nagu supportive friend alati. Ja me aastaid tagasi rääkisime sellest, et ühel hetkel me teeme ajalugu. Ja seal Velotrekil see hetk, kui ma lõpukõnet pidasin, mul oli valmis kirjutatud pikk lõpukõne, keda ma kõike tänada tahtsin särki-värki, mul oli isegi see paber kaasas, võtsin paberi välja, lugesin esimesed 2 rida, panin sealt taskusse tagasi ja lasin lihtsalt peast nagu. Ja see hetk, kui see kõik nagu läbi sai ja need autod käima pandi seal, siis see oli see kõige erilisem hetk, sellepärast terve Pirita kajas nagu. Ja siis oli see, kus ma ikkagi istusin maha ja südamest nutsin lõpuks. Et see nagu, ma arvan, see jääb igavesti meelde see hetk nagu. Ja mul on isegi video peal see hetk, nii et ma tean, millest sa räägid. Aga kuidas õnnestus pääseda sinna tegema üritust Tallinna Velotrekil ja kui siin tausta infot natuke anda, et mis asi on üldse Tallinna Velotrek ja mille poolest on see eriline, miks see nii eriline koht on? Ma alustan kõigepealt sellest, mis koht see on. Sest see selgitus, kuidas me sinna saime, see on hästi lihtne tegelikult. Aga Velotrek on ju praeguses hetkeks mitte enam nii laialdaselt kasutuses, kus kunagi jalgratastega sõideti, võisteldi. Eerika Salumäe kodustaadion oli see piltlikult öeldes, seal keskel on praegu jalkaväljak. Seda trekki kasutatakse veel mingiteks treeninguteks, aga ta on nagu keset linna avastamata pärl. Ja ta on siuke amortiseerunud, vana, hästi siuke retrohõnguga. Ja see koht ise on lihtsalt äge, sellepärast, et Velotreki kõrval on Pirita jõgi, teisel pool Pirita jõge on Pirita klooster. Sa oled tegelikult nagu suure tee ääres, meri on kiviviske kaugusel. Sealt samast läks kunagi mööda Pirita suursõit või siis nagu, kus nad motorratastega sõitsid seda rinkat seal on ju. Ja ta on nagu motospordi mekka olnud, sellepärast, et ümber selle sõidetigi seda Pirita suursõitu tegelikult. Ja ta on siuke märgiline selle koha pealt ka, et küll pole nagu kõige positiivsem kuvand, aga näiteks ka Dunlopi mälestusmärk on seal samas, kus Dunlop hukkus sellel Pirita suursõidul. Et ta on siuke motospordikeskus olnud, seal on Harju rallit on sealt alustatud, ka nõuka ajal Harju ralli nii start kui lõpupoodium olid seal staadionil. Ja ta on üldse siuke nagu kihvt koht, hästi palju ajalugu on seal, et sellepärast ta nagu mulle meeldis ka, ta jäi silma mulle
see oli siuke hulljulge nagu idee, et davai leiame võimaluse, kuidas me seal teha saame. Ja see, kui see ralli ja see motosport on seal korra olnud, see on jälle see ühinemise moment on ju, et motosport ja see autode ja kusjuures seal nagu lõpuüritusel oligi nagu me korra juba mainisime, 33 aastat oli ju viimasest ja viimane autonäitus oli et Soomes toodi kohale Ameerika autode põhjal ehitatud kiirendusautod, ehk siis raudse eesriide tagant põhimõtteliselt toodud autod, näidati Nõukogude Liidu rahvale ja seal oli üks kindel kiirendusauto, ta oli Chevy Nova baasil ehitatud ja selle auto omaniku lapselaps oli minu hooaja lõpetamisel ja ta tuli minu juurde mustvalge fotoga, mis oli siuke, ikkagi sa näed, et päevi näinud foto, kus ta seisab selle auto kõrval ja ta näitas mulle, et näe, ma olin siin, kui ma olin laps oma isaga koos nagu. Et see nagu oli kihvt, aga vastus sellele, kuidas me sinna saime, nagu Eestis ikka asjad käivad läbi onupoja poliitika. Tegelikult nagu see asi oli kasvanud piisavalt palju, et ma kirjutasin Pirita linnaosa valitsusse. Et kuulge, et mul on idee, mis te arvate sellest? Ja kuna mu ema abikaasa ka Pirita linnaosa valitsuses töötab, siis ta natukene suunas sealt, viis mu õige inimesega kokku. Nädal aega hiljem ma olin linnaosa valitsuses, istusin linnaosa vanema ja kultuuriosakonna juhatajaga maha ja ütlesin, et nii, näete, idee on selline, teeme ära või ei tee. Nad olid nagu mingi, teeme siis, sellepärast, et nad ei uskunud, et ma sellega hakkama saan. Nad nagu viimase hetke nii ei uskunud, et see õnnestub. Ja sellepärast, et mitte keegi polnud lõpuni sellega läinud, üritatud oli korduvalt, nagu ka iseseisvunud Eesti ajal seal teha midagi. Seal on ju autosid pildistatud ja Driftiliidu president Sallu on ju sõitnud sellise autoga nagu Surematu, millega praegu sõidab Väänagaraas on ja Surematuga on seal ringe sõidetud velotreki peal ja seal on nagu igasugust pulli on tehtud autodega aastate jooksul, aga keegi ei ole siiani nagu lõpuni läinud sellega, et teeme evendi seal. Aga onupoja poliitika nagu Eestis ikka kõik asjad käivad. Kuidas sa neid sünnuspaikusi endale otsid täpsemalt, et nagu nüüd võiks teha Pirital, nüüd äkki seal või kuidas? Eks see ole siuke, ma ei tee ju seda päris üksinda, on siuke pisike meeskond ka taga. Mõnikord on see, et keegi meie omadest tuleb minu juurde mingi ideega, et davai teeme seal. Ja siis ma olen nagu mingi, et okei, ma uurin. Siis ma helistan kõik oma kontaktid läbi. Küsin, kes teab kedagi. Ja vahepeal on nii, Tallinna Teletorn näiteks selle aasta lõpetamine tuli samamoodi läbi Pirita linnaosa valitsuse, sest kuna meil oli eelmine aasta väga hea koostöö, siis nad olid see aasta huvitatud selle jätkamisest. Ja läbi nende me siis tegelikult nagu sinna jõudsime ja kahjuks või ma ei tea, võib-olla isegi õnneks seda ei tea keegi, aga Pirital on need kohad otsas, nii et järgmise aasta hooaja lõpetamine tuleb kuskil mujal teha, et see kohtade valik läheb üha keerulisemaks puhtalt juba velotreki pärast, sest see oli küll äge event, aga ma panin enda lati nii kõrgele, et sealt alla tulla on hästi keeruline. Et enam mingit parklatiksu ei tee väga, et pigem on nagu läbi mõeldud ja siuke cooli miljöö ja ajalooga koht võiks olla, aga eks see ongi siuke terve talvine hooaeg läheb nende kohtade otsimise peale ja õnneks on nüüd tekkinud ka see, et on ka teised tegijad, kes tahavad koostööd teha puhtalt sellepärast, et nad näevad, et me teame, mida me teeme, sest see nagu on aastaid käinud ja praegu on nagu tiim püsima ka jäänud, kellega koos ma seda asja ajan. Ja eks see siuke keeruline protsess on see kohtade leidmine. See on alati olnud keeruline. Tartus oli hea lihtne, Raadil saime kokku ja valisime maksimaalselt 60 kilomeetrit trajektoori ja sõitsime. Tallinnas on seda keeruline teha, Tallinnas kokku saad ja 60 kilti sõita tahad kuhugi, siis sa võid arvestada, et 3 päeva siis viimased vennad jõuavad kohale, sest linn on foore täis. Et selles suhtes on nagu keeruline. Ja, aga kas nagu nüüd ongi see, et kuna rahvast Tallinnas on ikkagi rohkem, et siis ta peaks jääma Harjumaa piiresse või kas te piirate ennast kuidagi mingi alaga või? Praegusel hetkel ilmselt nagu on neid korraldajaid, kelle arust ma tundun ülbe, aga nagu selle seisukoha pealt, aga minu jaoks enam Harjumaa ei ole piirid, sest ma tean, mida me suudame pakkuda, ma tean, kui suured me oleme.
ja ma tean, et vahet ei ole, kus kohas ma selle event'i teen, need inimesed tulevad kohale. Ehk siis nagu me oleme vaadanud juba päris korralikult Harjumaalt välja. Eelmise aasta hooaja alustamine oli ka ju Pärnus Auduru ringrajal. 25 aasta hooaja avamine ilmselt tuleb samas kohas. Taaskord masinavärgiga koos. Aga meil siin on mingid mõtteid võib-olla Lääne-Virumaale liikuda siin ühe evendiga. Linnast välja me läheme kindlasti, sest uuel aastal tuleb ka üks kiirendusüritus. Seda me ei saa teha Harjumaal. Võib-olla tegelikult vist jääb Harjumaa piiridesse veel. Nipa-napa jääb Harjumaa piiridesse vist jah. Aga ikkagi nagu liigume Tallinnast juba ka kaugemale, sellepärast, et Tallinnas lihtsalt need võimalused on limiteeritud ja siin läheb üha keerulisemaks korraldamine. Nagu üha keerulisemaks läheb. Ja, aga mis on kõige keerulisem osa selle autoürituse korraldamise juures? See on siuke blessing and a curse, nagu öeldakse, on politsei ja linnavalitsus. Politseiga meil on väga-väga hea koostöö. Tervitused Taavi Kirsile. ja meil ongi nagu see koostöö on sujunud juba viimased 2 aastat väga-väga hästi. Aga linnaosa valitsused ja linnavalitsus, ega nad väga nagu autode pooldajad enam ei ole, pigem tahetakse, et nagu linn oleks autode vaba, kõik see mingi roheline mõtlemine, nii edasi ja tagasi on ja ma saan sellest täiesti aru, põlise autoinimesena ajab keema küll vere nagu korralikult. Et hästi keeruline on neid lubasid saada mingitesse kohtadesse. Aga samas see mingites hetkedes on jälle lihtsam puhtalt sellepärast, et inimesed teavad juba, kes me oleme. Aga jah, eks see nagu lubade väljaajamine on kõige keerulisem ja tegelikult inimressursi puudus. Vist ongi see, et praegu te olete juba ennast nii suureks ajanud, aga ilmselt sa ütlesid ka esimesel üritusel ka politsei tuli ja ajas laiali on ju, et seal ennast tõestada, et me ei tee illegaalseid asju, illegaalseid kiirendusi, kõik sellist asjad vaata, et kõik oleks seadusega kooskõlas ja et politsei teaks ka, et ei tee midagi ja mitte nüüd see hooaeg, mis nüüd lõppes, vaid sellest eelmine puhtalt enda lolluse pärast saime me ka trahvi seal Ülemiste Vihmatüdruku parklas. Autosid oli meeletult ja üks väike linnuke oli paberi pealt puudu ja üks Bolt Drive'i vend ei saanud piisavalt kiiresti parklast välja, kutsus politsei välja ja kuna oli väljakutse, siis vormistati protokoll ja sain avaliku korra rikkumisest trahvi. Aga see oli siuke hästi nagu, see oli reality check. Ma küll kirusin maapõhja kõiki sellel hetkel, aga pärast seda ei ole kordagi seda probleemi, et ma tabel checkiks nagu. Ma nagu alati kontrollin mitu korda üle, kas mul on nagu avaliku ürituse luba, kas mul on politseiga kooskõlastatud, kas mul on Päästeamet teavitatud, kas mul on linnaosa valitsus teavitatud, kas mul on maaomaniku käes see paber olemas, on ja. Et kõik need asjad, see on siuke, sellises valdkonnas sa pead läbi kukkuma selleks, et õppida mingid asju. Ja. See oli minu jaoks see läbikukkumishetk, kus ma nagu õppisin, et mitte kunagi ei tohi jätta nagu tšekkimata selliseid asju, sest see maksab kätte. Ja okei, see trahv oli mingi 200 eurot vist. Ja klubi peale seda nagu terve punt pani rahad kokku, et seda ma ei maksama ära. Et ma ei maksnud seda üksinda oma taskust. Aga see oli väga-väga hea reality check nagu. Millised on kõige olulisemad aspektid, mida peate korraldusmeeskonnaga läbi arutama? See kõige olulisem on see, et inimesed teavad, mis nende roll on. See on nagu, just nagu ürituse päeval on see hästi-hästi oluline, et inimesed teavad täpselt, kus nad on, mis nende vastutusala on ja kellega nad suhtlevad, sest ma saangi kohe nagu kõige värskemalt rääkida teletornist. See oli esimene sündmus aastate jooksul, kus ma olin päriselt peakorraldaja rollis, nagu saingi täita oma kohustusi, suhelda meediaga, suhelda koostööpartneritega, suhelda sponsoritega, käiagi, suruda kätt, patsutada õla peale, aitäh öelda inimestele, tänu kellele see kõik võimalik on. Ja mul on klubis parem käsi, kes kogu selle tule enda peale võtab alati. Ehk siis mingid jooksvad probleemid, mitte keegi ei tule minule neid rääkima, vaid räägitakse talle. Tema lahendab need ära ja siis ma pärast üritust kuulen, mis tegelikult toimub. Et
lihtsalt ta inimesena teab meeletult hästi, mis minu puhul töötab nagu sündmuste käigus ka ja mida mul tegelikult selles hetkes vaja on, sellepärast et siis ma olengi, ma olen siuke nagu tuulist paskeina ringi seal, et ma jooksen, mul on 100 asja korraga, mul on mingi hunnik inimesi, kellega ma pean suhtlema, kellega ma pean rääkima mingid asjad, mida ma pean tegema ja mul on olnud kogu aeg probleem selle nagu vastutuse äraandmisega, sellepärast et ma olen pidanud kogu aeg kõik üksi tegema ja nüüd nagu ta aitab jaotada mul seda vastutust ja inimesed teavad väga hästi, mis nende roll on. Mul on väga kindlad inimesed, kes näiteks platsi eest vastutavad ja nad teavad, et see ongi nende ülesanne ja nad ei torgi ka ennast mujale, sellepärast et nad teavad, et nad on nagu, ma saangi öelda, Eesti parimad selles, mis nad teevad ja neil on oma visioon. Mina ei torgi neid, sest ma usaldan neid jäägitult ja nemad ei lähe mitte kedagi teist torkima, sest nad teavad, mis on nende ülesanne ja mis on nende vastutusala sellel. Et see on nagu kõige olulisem, see on see alustala, et meeskond kokku töötaks. See väldib nagu meeskonna siseseid pingeid ja asi toimub palju sujuvamalt. Täitsa nõustun sellega. Meeskond on kõige alus lihtsalt. Ka mujal, igal pool mujal nagu selles mõttes ettevõtetes oleks hea, kui meeskond niimoodi töötaks, et üksteise asju ei torgitaks. Et see on vist igas elualas tegelikult oluline ja see kandub üle. Ja see, et saad inimesi usaldada ka veel, see on väga suur asi. See on hästi, jälle taaskord see koht, mille sa pead ise läbi käima, see ämber on ju. Eelmine hooaeg oli väga hea näide, meil oli seltskond 2 korda sama suur korraldusmeeskond kui praegu ja korraldusmeeskonnas olid inimesed, kellele ma andsin ülesanded, et sina tegeled sellega, sina suhtled meediaga ja ürituse päeval selgus, et oleks pidanud ise tegema. Sest oli tegemata. Ja sealt tekkisid need probleemid, et mul kadus usaldus meeskonna vastu ja tegelikult hooajaväline aeg näitas, et ei tasu kaotada usaldust inimeste vastu, kes on algusest peale suga olnud ja kes tegelikult teevad oma asja üli hästi. Et selles suhtes ongi müts maha tegelikult kogu meeskonna ees, sellepärast et ma võin oma hullude ideedega nagu laivi lennata, aga kui neid inimesi mu selja taga ei oleks, ma ei oleks mitte kuhugi jõudnud selle asjaga, sest ma aastate jooksul sellest seltskonnast nagu Cars & Coffee tuumikust on käinud läbi üle 20 inimese, kes ongi tulnud ja läinud ja paratamatult iga kord võtnud nagu mingi tükikese minust kaasa, et see on nagu hästi palju mingid loobumismõtteid pannud pähe, aga here we are. Ja aga kui me siin, sa oled maininud siin mingid lemmikuid, aga kas sul on mingid lemmikautosid või automarke, mida siis sa sooviksid just üritusel näha, mitte võib-olla omad, aga näha enda üritusel? Vanu ameeriklasi tahaks rohkem. Vanu sakslasi tahaks tegelikult juurde ja ma ei mõtle siin nagu BMW-d. Sorry kõikidele BMW laveritele, mulle meeldivad ka vanad BMW-d. Mulle meeldib rull ja mulle meeldib 28 ja mulle meeldib 12 ja mulle meeldib 21, nagu need vanad haininad ja nagu rullikas, väga meeldib. Aga mu süda kuulub Volkaritele, väiksest peale nii olnud. Samamoodi ma armastan jäägitult vanasid Porschesid ja et sealt on tulnud ka see 911 turbo, nagu ma töötan selle suunas, ühel päeval mul on karamellipruun 911 turbo pruuninaksisuga. Mark my words. See on see manifesteerimine, et kui välja ütled, siis mul on arvuti taustapilt ka olnud viimased 1,5 aastat 911 turbo täpselt selline, nagu ma tahan endale. See nagu visualiseerimine, aga vanu ameeriklasi on ka, neid õnneks tekib nüüd juurde, järge mööda ja neid tekib nagu üritustele ka juurde. Ja muidugi nagu pealtvaataja seisukohast oleks äge, kui superautosid ka rohkem oleks, sest neid tegelikult on Eestis mega palju. Et mingid ongi Lamborghinid, Ferrarid, kõik mingid sellised McLarenid, ülikõva oleks, kui need ka jõuaks nagu rohkem üritustele, sest vaatajatele, nagu pealtvaatajatele see meeldib. Ja just nagu see Cars & Coffee on platvorm nagu ka Carspotteritele, see on üha tõusev trend nagu ja neile meeldivad ka need superautod rohkem, kui need võib-olla ei ole jõudnud veel selle vanade klassikute ja nagu rariteetsemate autodeni või näiteks mul on teile küsimus. Te olete käinud mu üritustel. Millisel te viimati käisite?
Hea küsimus. Mina käisin teletornis ei käinud ja T1-s käisin nüüd siin, mis oli? Sina ei käinud seal T1-s? Jah, ma olen ühe korra käinud küll minu Aga mitte selle viimasele. Jah, okei, aga T1 puhul on täpselt sama joon, mis seal kõige erilisem auto oli, kõige unikaalsem auto terve T1 ürituse peale mõlemal aastal on olnud üks sama auto. Ma mäletan seda Hyundai avamist, aga et see on ilmselt nagu koostöö, aga niimoodi, kui sa küsid, siis ma ei oska sul ilmselt ei oska. Kõige erilisem auto seal kogu ürituse peal oli Red Bulli Mini, sest neid on maailmas täpselt 500 tükki ja see on nagu ka asi, millest inimesed mööda vaatavad, nad kõnnivad mööda on nagu mingi, Red Bulli saab tasuta, aga see nagu enamus üritustel on kõige erilisem autoplatsi peal nagu. Ma vaatasin seda, aga minu meelest oli viimane see T1, ta oli kuskil nurgas täitsa on ju. Ja minu meelest tegin sellest pilti, kuna ta oli nii üksikult seal nurgas. et tegelikult ongi nagu see, ma ootan seda hetke, kui ka need carspotterid jõuavad kohta, kus nad ainult ei aja taga superautosid, vaid nad vaatavad ka neid nagu vanu ja youngtimereid. Et see on nagu tegelikult see autokultuuri ajalugu ja see nagu koorekiht minu arvates. Mu süda lihtsalt kuulub vanadel autodele. Ja see on nagu tegelikult väga hea point, mis välja tõid, või nagu mul hakkas mõte jooksma sealt, et tavalist autoüritusi seostatakse just vanade autodega, et just sellised, et youngtimerid ongi, et enamasti mul tunne, et kõik, kes käivad autoürituses, mõtlevad, et neil peab olema see nagu vanem auto, aga et neid nagu uuemaid autosid, ma tean, et Carson Coffee on nagu uued ka, on ja. Aga see on kogu aeg problemaatiline olnud nende uuemate autode kohale saamine, sest need uued autod jagunevad ka kaheks, ongi inimesed, kellel on üliägedad uued autod, võib-olla natukene näpitud, mingi erilisem belg all, võib-olla on väljalaset tehtud, jumala eest tule, too kohale, näita inimestele, mis asi sul on ju. Ja siis on need inimesed, kellel on läbi roostetanud mingit saksa rauda ja millel on Japan Racing alla pandud ja siis need on need vennad, kes karjuvad et igal pool sotsmeedias, et tal on projekti auto ja teda jälle ei lubatud nagu, et ma olen nii palju seda aastate jooksul lugenud ka, kus seda nagu negatiivset tagasisidet tuleb, aga eks see on ka seda peab oskama endast nagu läbi lasta seda negatiivset. Kuna ma sain aru, et Pirita velotrekile ju pääsenud ka kõik, et valitigi välja vist sellest, kui saadeti 200 rullikat, siis üks eriline saivad. Pirita velotrekiga tegelikult oli üldse jama selles suhtes, et nagu ka teletorniga me alahindasime seda platsi suurust. Meil on nagu alati see, et me käime selle platsi alati enne läbi, silmaga mõõdame ära, poisid, kes mõlemad, Valdis ja Trevor, kes mul tegelevadki ainult platsiga, nemad ütlevad, palju nemad arvavad, et sinna mahub. Mina teen kuskilt ülevalt pildi ja vaatan, palju mina arvan, et sinna mahub. Leian mingi kuldse kesktee. Teletorni juures me alahindasime umbes 70 kohaga ja velotrekil me alahindasime umbes 40 kohaga. Velotrekil jäi aia taha üle 200 auto, millest oli nagu selliseid pille, mida sa pole Eestis mitte kunagi näinud. Ja teletornis jäi umbes 100 autot aia taha, kus oli ka nagu väga ägedaid autosid, aga seal hakkas limiteerima ka see, et üritus oli terve päev ja väga paljud autod ei tulnud selleks. Ehk siis inimesed, kes tulid sisse, nägid juba pealtvaatajate parklas omaette carshow'd nagu, sest seal oli väga ägedaid asju, see oranž Mark 1 kädikastikas nagu õhu pealt, see seisis täpselt sisse sõidu peal, niimoodi, et see sai kohati rohkem tähelepanu kui autod, mis platsil sees oli. Mu elukaas oli ka nagu mingi, vaat seda, sest oli nagu väike poiss on niimoodi ees oma kaameraga lihtsalt. Et selles suhtes nagu, eks see limiteerib ka, see ürituse pikkus hästi palju limiteerib, aga paratamatus on jah see, et ka erilisi autosid jääb tihti peale. Väga palju on pidanud olema nagu selgitustööd, ka nagu teletornis oli see, et ma saatsin välja meilid 18 tundi enne sündmust, et aitäh, et regasid, kahjuks on plats täis ja igal pool oli kirjas ka, et nagu me lööme platsi lukku 24 tundi enne ja veel viimased inimesed said peale tegelikult 20 tundi enne, sest mingid kukkusid ära, kohe asendasime, meil oli nagu varu all, meil on, tavaliselt me teemegi sellist lollikindlat süsteemi, meil on sheets tehtud, kuhu on kõigil ligipääs, tervel tiimil, pilt, autonumber, automark, omaniku nimi, kontaktmeil.
ja siis me märgime ära, roheline on need, kes saavad kohe, sellepärast et meil on mingid kindlad partnerid ja inimesed, keda me kasutame nii-öelda promo eesmärgil, kes me teame, et toodavad sisu ka meile, kes saavad kohe koha. Siis meil on enda sponsorid ja toetajad, kes saavad kohe koha. Ja siis me hakkame märkima, oranžid on backup, punased on need, kes on kohe nagu no-go. Ja siis ongi nii, kui koht vabaneb, siis vaadatakse kiiresti oranžid üle, otsustatakse kiiresti pundi sees ära, kes see on, mulle esitatakse enam-vähem 3 autot ja öeldakse 1 3, ülejäänud punt on rahul kõigiga nagu. Ja siis need tulevad nagu platsi peale. Ja siis oligi, meil jäi üks Corrado, jäi väga ilusti taastatud Corrado, jäi värava taha. Ma sain meili ära saata, läks 10 minutit mööda ja mul tuli telefonikõne. Mis mõttes Corrado ei saa platsile? On mingit, okei. Selgitasin 20 minutit seda, et meil on plats täis tegelikult, igal pool on info, et 24 tundi läheb enne lukku, rahunes maha, tuli kohale, nautis, tuli surus kätt veel, ütles, et väga kõva üritus. Et selles suhtes, et mingites hetkedes seda selgitustööd on hästi palju, et see nagu võtab päris palju aega. Just kui on limiteeritud see nii-öelda ala on ju, et Eestis ei ole nagu lõputult suuri alasi on ju. Et jah, me ei räägi nagu Ülemiste parklast, kuhu sa nagu mitu-sada autot nagu ära mahutad, et me ikkagi räägime ikkagi eksklusiivsematest kohtadest, kus ongi väga-väga piiratud ja ma ei tea, üldse Teletorn tuli nii palju vastu, et lubas meid muru peale, ükskõik milline teine nagu maaomanik oleks seal mingi platsi peale nagu parkla, mitte mingit muru peale sõitmist, sest meil olid nagu rekkad ja asjad seal, mis on nagu rasked masinad ja kõik olid muru peal, et selles suhtes nagu üli kõva oli. Jah, ma isegi tahan seda muru juttu väga hästi, meil ka seda, mismoodi ta jäi autoga kinni sinna muru peale. See ka päris naljakas. Kuidas kaasad autoentusiaste ja autoklubisid oma üritustele? No mul on alati olnud see, et kui mul on võimalik, siis niikuinii kutse, me saadame personaalseid kutseid samamoodi. Need personaalsed kutsed lähevad alati üle Eesti autoklubidele, kellega me oleme nagu korduvalt koostööd teinud eelnevalt, on ju, kes on alati käinud meie sündmustel. Ja siis meil on alati platsi peal need, eelmine aasta tegin, või sellel aastal siis aastanumbri järgi, tegin ju esimest korda selle, et sa said osta toetajapaketi. Ehk siis mul oli vaja hakata tekitama Carson Coffee'le päriselt rahalisi vahendeid, sest minu enda säästud, mis ma olen aastate jooksul siin alla tagunud, on otsas. Ja need inimesed, kes on ostnud need nagu sponsorpaketid, on juba inimesed, kes panustavad esiteks selle asja arengusse ja teiseks need on alati eranditult inimesed, kes platsi peal tulevad ürituse päeval juurde. Kas ma saan aidata sind kuidagi? Ehk siis nagu see kommuun kasvab pidevalt ja nagu see kaasatus üldse ka nagu ettevõtete koha pealt, et ettevõtted, kes panustavad autokultuuri, nad on alati kohal, ma pakun neile alati võimalust, et tulge näidake oma tooteid, tutvustage. Ainuke asi, mida ma vastu tahan, on näiteks auhindu hooaja lõpetamisel. Ülejäänud ajal möllake minna lihtsalt, minu platvorm, kasutage, kasvatage ennast ka nagu. Et see nagu kaasatus minu jaoks on hästi-hästi oluline, et kõik erinevad valdkonnad teevad koostööd, kas see on siis automüügiplatvorm, kas see on detailing business, kas see on ettevõte, mis müüb mudelautosid või on need lihtsalt autoentusiastid, kes tahavad abis olla nagu. Aga mis teeb sinu meelest autoentusiastide kogukonna eriliseks? Ma arvan, see kokkuhoidus ongi. Ehk sellel on ka, sellel autokommuunil on oma nagu varjukülge, eks neid nii-öelda ussitajaid on igal pool ja neid, kes nagu tegelikult ei ole heade kavatsustega, aga tegelikult see kommuun ise on nii kokkuhoidev. Et kui me räägimegi kas või motospordi seisukohalt, on ju, siis kui te tahate näha kokkuhoidvat kommuuni, minge kiirendusvõistlust vaatama nagu. Sest mina sain ise kogeda seda hooaja viimasel kiirendusvõistlusel, kui ma olin Harri Lillevarel abis ja meil oli vaja auto kokku saada, et ta saaks minna ühe sõidu teha. Autot poolt seadistatud, mitte midagi, see sai kiltsil kokku, see pill. Ja selle asemel, et konkurendid oleksid mingi, Harri ei sõida, meil on suurem võimalus, konkurentide tehniline tiim tuli sinna, küsis, kuidas me aidata saame. See on see ühtekuuluvustunne ja see kokkuhoidus on see, mis selle autokommuuni eriliseks teeb minu arust. Siin enne rääkisid ka, et inimesed tulevad sinuid rääkima ja tänama sind, et teed lahedat asja. Et on sul olnud mingi väga eriline lugu külalise poolt, mis sind on nagu inspireerinud?
ma arvan, et külaliseks ma teda nimetada ei saa, ta on ikkagi minu jaoks üldse kõige suurem inspiratsioon. Inimene tänu kellele ma üldse automaailmasse tulin või kelle pärast mulle need autod meeldivad, on mu enda ristiisa, kes kirjutab sellist asja nagu 100 autot blogi. Ja mäletagi, kas see oligi Velotrek. Jep. Ja ta tuli Velotrekile oma pisikese pojaga. Ja siis ma võtsin poisi sülle, me kõndsime ringi seal ja siis enne kui nad ära hakkasid minema, siis ta tuli kallistas mind ja ütles, et ta on uhke mulle. See oli minu jaoks oli see hetk, kus ma ikkagi nagu natuke pidin koguma ennast nagu täiskasvanud mehena ikka silma tõmbas märjaks selle peale. Muidugi. Et see nagu, kui palju tema mind inimesena suudab inspireerida ja kui palju ta tegelikult toetab ja annab nagu juurde ja tulebki ja patsutabki õla peale ja ütleb, et tead asja teed. Et see nagu, aga kindlasti ka Velotrekil see moment, kus see soomlane tuli ja ütles, et ma olin nagu siin 33 aastat tagasi. Ja üldse seal oli seda nagu ajalugu oli sellel sündmusel nii palju, seal olid kohalikud, siuke 60-70 pluss kohalikud, kes tulid sinna kohale ja ütlesid, et me mäletame seda 33 aastat tagasi. Ja nagu fotodega tuldi kohale näidati. Ja mul tekib ka iga kord kananahk sellest, kui ma räägin. See nagu ajalugu, mida ma seal nägin, mitte ainult nagu koha mõistes, vaid need inimesed. Ja kahjuks enne seda üritust jõudis meie seast lahkuda üks legendaarne mootorrattur, kes seal samas mootorrattaid taastas kohe Velotreki kõrval. Ja ise seda Pirita suursõitu sõitis terve selle aja, kui see toimus. Ta pidi tulema oma võistlusrattaga kohale, aga kahjuks ta 2 nädalat enne üritust lahkus meie hulgast. Aga ta ratas oli seal. Ehk siis ta ratas toodi kohale. Ja see nagu see ajalugu, mida sul on võimalus kogeda. Ja need inimesed ja need inimeste lood. Mul käib sündmustel automanikke, kes ongi 60 pluss. Ja räägivad sulle loo sellest, kuidas nad oma esimese raha eest selle nõukogude auto ostsid ja kuidas nad on siiamaani seda korras hoidnud ja pärandavad selle oma lastele. Et see nagu pärand selles kultuuris on tegelikult päeva lõpus see, mille pärast ma teen seda kõik. Aga kui me siin räägime nendest autoüritustest ja sa oled teinud seda juba 7 aastat, siis kuidas on autoürituste aastate jooksul muutunud? Et tegelikult sa natuke puudus seda, et alguses olid ainult teil kruiisid on ju ja nüüd on pigem sellised kogunemised, et kuidas nagu muus osas need aastad? Kontseptuaalselt jah, ta on muutunud natukene siukseks nagu vaiksemaks, aga eks ta on aastatega läinud keerulisemaks. Üks asi on see üldse nende autoürituste korraldamine puhtalt sellepärast, mis nagu toimub Ülemistel näiteks. Tänu sellele on Tallinnas hästi keeruline teha neid asju. Ja tegelikult see nagu kontingent on muutunud, et üha rohkem jõuavad meie sündmustele ka peredega inimesed ja nooremad. Ja see nagu Carspotterite peale tuleks, see on nii silmaga nähtav muutus, nagu, et see hetk, kui mina alustasin, sellist asja ei olnud. Et nüüd on lihtsalt neid Carspottereid on 10 ja 10 nendel üritustel. Kui me nagu T1 saame näiteks tuua, siis T1 me tõime enda autot kohale tund aega enne sündmuse algust. Ja me pidime neid Carspottereid seina äärde suruma, et keegi auto alla ei jääks. Nagu. Et neid oli juba tund enne üritust nii palju. Ja neid on väga väikseid lapsi ka. Ma olen näinud ka, et seal T1 just, et kui nad on hästi ligipäästav koht ka noorele, kes sõidab ühistranspordiga, seal oli nii tohutult palju neid, ongi, nad on väiksed nagu lapsed. Nad on siuke mingi 90 juba hakkab pihta, et nagu selles suhtes mul on väga hea näha, et noorelt on inimestel auto pisik, aga samas on nagu kurb neid nagu Carspottereid kohati vaadata, sest nende jaoks on lihtsalt ilus auto, teevad selle oma klipi TikToki, nad teevad oma selle pildi Instagrami ja that's it. Nad mitte kunagi ei küsi, mis selle auto taga on. Nagu. Et nad ei saa mitte kunagi teada seda lugu, väga hea näide. Mul üks väga hea sõber Remi, tal on kuldne GTR, paljud on linna peal näinud või siis TikTokis näinud videosid ja pilte, see pole Eesti numbris ja Remi GTR, sellest on tohutult materjali igal pool sotsis nagu üleval, aga mitte keegi ei lähe küsima, mis selle GTR-i kapoti all on või miks see auto on selline, mis ta eesmärk on. Keegi nagu nende Carspotterite nagu minu arust kõige nagu kurvem pool ongi see, et nad ei süvene.
et see nagu on ka, see on nagu muutunud selle koha pealt, et enne kui ma alustasin, siis need lapsed tulid ja küsisid, et mis selle autol kapoti all on, vaata on automootor, et see nagu, see osa on natuke ära kadunud, et see on nagu kurb, aga laias laastus, eks ta läheb populaarsemaks ka, see nagu peale Covidit see üldse nagu tõusis. Et Covid oli see, kui ei saanud midagi teha, mina ju oma esimese suure hooaja lõpetamise tegin ka tegelikult Covidi piirangute ajal. Me olime välitingimustes maskidega, meil käis Terviseamet koha peal, et me saime ikkagi nagu whole 9 yards kätte selle üritusega, aga eks see peale seda on nagu kasvanud, läheb populaarsemaks järjest. Et, ja autode mitmekesisust on ka juurde tulnud, mis on nagu positiivne, et ei ole ainult Vene ja Saksa tehnika. Et hakkab japse rohkem tekkima Eestisse, hakkab ameeriklasi tekkima, Briti autosid on juurde tulnud, maastikuautosid on juurde tulnud kõvasti, asi, mida ma ei olnud näinud nagu enne, oligi Velotrekil, oli esimest korda, oli ju maasturite ala täiesti eraldi, et see on nagu cool, et ta nagu selles suhtes muutub positiivses suunas ka nagu. Järgmine küsimus on jällegi see, mis me just puudutasime ka, et kas sa teed midagi erilist, et kaasata rohkem nooremat põlvkonda siis? Ma üritan neile pakkuda mitmekesisust. See ongi see, et seinast seina, et neil oleks midagi vaadata. Muidugi see ka, mida me nüüd, kuna meil on oma merch ka aine tekkinud, siis mingid... Ma tahtsin nii väga seda pusa, ma seisin seal ja siis ma läksin kuskil üles, siis ma kaotasin selle mõtte ära, aga see pusa on nii ilus, ma pean seda ütlema, see on ülilos pusa. Aitäh, minu disainitud. Ühesõnaga see nagu merch annab selle võimalus, et me saame mingid mänge teha neile koha peal üritusel. Me tegime hooaja lõpetamisel selle, et ma ütlesin mikrisse, et nii, platsi peal on ära peitnud 2 meie tiimiliiget, mõlema käes on T-särk, kes esimesena kohale jõuab, saab endale. Et neil nagu tekib seda võimalust ka seal nagu kohe nagu joosta, möllata, neil tekib see tunne, et nad on rohkem osa sellest. Ja üleüldiselt see, ma arvan, mida ma nagu pakun võrreldes teistega on turvalist keskkonda. Ja. See on nagu kõige olulisem. Just see, et see on politsei ja kõigiga kooskõlas, et seal ei toimu midagi, siis, mis võib kedagi ohustada, et ala kiirendus mitte kontrollitud alal on ju, et seda ei ole. Jah, just, et see nagu turvaline keskkond on hästi oluline, et siis kaob ära see, et vanemad on mingi ei sinna, sa küll ei lähe, et see on nagu, et nagu ohtlik ja mis iganes. Nagu on ülemistega tekkinud, on ju. Et pigem on see, et nagu mingi mine, mölla minna, hooaja lõpetamisel, mul käisid mingid, ma arvan, mis nad olid nii vanad, 10-11 üksinda. Tulid kohale, ostsid pileti, läksid sisse, möllasid, terve päeva läksid minema. Nad teadsid, et seal ei ole nagu mitte midagi, mis neid ohustada võib. Et see, ma arvan, annab ka hästi palju juurde. Aga milliseid, kui me siin tulevikku hakkame vaatama, et milliseid uusi tehnoloogiaid või siis trendides sa rääkisid carspottingust juba on ju, aga mida sa veel näed selle tulevikus autoüritustel? No ma arvan, et asi, millega kindlasti ei taha ei mina ega keegi teine leppida, on see elektriautode peale tulek sinna autoüritustele. See on paratamatus üks, et nad sinna tulevad. Aga nii kaua kui võimalik, ma hoian seda ära. Okei, kui sul ei ole mingi üliäge, mingi õhu peale pandud Tesla, siis nagu ei. Aga ma arvan, et seda nagu mingit suurt tehnoloogilist hüpet ei toimu. Kui siis ainult see, et on võimalik nagu erinevaid koostööpooli nagu kokku mängima panna, ongi see, et carspotterid ja näiteks mida me ka proovisime hooaja lõpetamisel oli see, et me lõime meediatiimi. Me panime Facebook, Instagrami üles, et davai, fotograafid, videograafid, andke endast märku. Meil oli seal väga nagu mainekaid nimesid tiimis, aga meil oli ka nagu alustajaid, kes ongi nagu just alustanud ja me andsime talle platvormi. Ehk siis ma arvan, et see on nagu tehnoloogilisest vaatenurgast võib-olla natukene puudutab seda, aga ma ei usu, et seal mingit olulist nagu mingit breakthrough tuleb. Jah. Kas on olnud olukordi, kus on läinud midagi täiesti valesti ja kuidas siis täpsemalt lähenes? Vihmatüdruku parkla, kõik läks valesti. Ühesõnaga sellest on praegu nüüd ongi eelmine hooaeg, üleelmine hooaeg, siis minu jaoks on hooaeg läbi, mis tähendab seda, et 2024 aasta hooaeg oli eelmine
ja 23 oli üle-eelmine Mhm. lihtsalt selguse mõttes. Aga see läks selle koha pealt valesti, et me saime kõik load maaomanikult, kõik oli nagu justkui hästi, aga ürituse hetkel hakkasid probleemid pihta. See oli täis kaos, mis seal toimus. Vihmatüdruku parkla kõrval on kõrge parkimismaja. Parkimismaja katuselt video ja fotograafid tegid pilte, jumala fine. Ma rääkisin metsakutsuga juttu, sest ta on pea kõikidel sündmustel kohal käinud. Rääkisin metsakutsuga juttu, üks hetk ta ütleb, et mis seal üleval toimub, keerasin ümber ja mingid 2 siukest 15-aastast poissi olid roninud trepikoja katusele. Noh, see trepikoda, mis läheb ülesse parkimismajja, nad olid selle katusele roninud. Ma tegin elujooksu nagu elujooksu ja mitte see, et ma oleks läinud nagu autoga, vaid ma jooksin vihmatüdruku muraali juurest sinna parkimismajja ülesse trepist. See on mingi, ma arvan, et seal on mingi 5-7 korrust. 7 korrust. 7 vist jah. Ja see oli esimene probleemkoht. Me saatsime nad ära, nad tulid tagasi, hakkasid probleeme tekitama. Ma kutsusin turvad viisid nad minema sealt. Siis tuli sinna see tüüp, kellel see troll on. See oli nagu cool, aga ta sõitis parkla niimoodi kinni, et seal oli hetkeline kaos, mitte keegi liikuma ei pääsenud, sest see oli nii suur. Ja siis, kui tuli kohale politsei käis esimest korda ära, vestlesid minuga, selleks hetkeks oli hulgaliselt veel mingid probleeme seal platsi peal olnud ja siis nad tulid tagasi ja siis nad tulid juba niimoodi, et hästi üleolevalt, hästi ründavalt ja mul on küll muidu väga rahulik inimene, aga mu sütik käis ikka lõpuni. Niimoodi, et ma arvan, ma olin umbes sammu kaugusel selles, et ma oleks raudus lõpetanud seal taga kongis, sellepärast, et ma läksin nii põlema. Aga samas, kui on ees ka juba kerinud on ja siis on teistsugune reaktsioon. Nagu tunde oli kerinud ja pärast seda ma nagu käisingi PPA-s, istusime maha, rääkisime nagu asjad läbi, tunnistasin oma viga, aga seal on ikka niimoodi, et kui tiimi oleks vahele tuld, siis oleks ilmselt ikka asi väga koledaks läinud. No see on sama asi, kui seal Ülemistel vaata oli kas kogunemine, siis kõik need alaealised lapsed läksid sinna katusele ja turnisid ja siis lõpus tuli politsei kohale ja see on ikka kaos, mis seal toimub ikkagist nagu. Et lihtsalt võib-olla nagu, ma saan aru, et seda tahetakse turvalisemaks ehitada, aga kui see on juba väljaspool seda ala, aga see on ikkagi seotud nagu pealt vaatajatega, siis on nagu kahetine asi, et tegelikult ju nagu ta on mujal, aga samal ajal ta nagu ma pealt ütlesin ka vaataja. nendele poistele seal katusel, et päeva lõpus see ei ole küll see nagu minu vastutusala või see ei ole enam meie üritusalal, aga kui sa surnuks kukud, siis vaadatakse minu otsa. Muidugi. Nagu mitte kellegi teise peale ei tulda näpuga näitama, sest kõik teavad, kes Carson Coffi taga on nagu. Et selles suhtes see oli täiskaos nagu. See oli täiskaos, ma ikka nägin õudusunenägusid sellest üritusest veel päris mitu päeva pärast. Aga õnneks koha peal olles ei saanud väga midagi aru. See on alati. Paanika tiimi sees. See on alati see võlu, et velotrekil täpselt samamoodi. Tegelikult meil oli hetki, kus meil oli kaos. Meil oli hetki, kus meil üks poistest oleks peaaegu pildikotti pannud, sest ta ei tarbinud vedelikku, me ei jõudnud keegi süüa, me ainult jooksime. Okei, ma ei saa öelda keegi sellepärast, et meil olid osad, kes lihtsalt chillisid, aga nagu seda kaost väljapoole ei nähta. Jaa, mis on hästi positiivne tegelikult, et ma ei ole kordagi näinud mitte midagi, keegi kuskil jookseks oma asjadega või tormaks igatpidi vaata. Ja sellepärast on ka, me kutsume Carson Coffi M-ks teda, ehk siis minu parem käsi Kati, kes me kasutame raadiosidet üritustel ja kuidagi juhtus nii, et mingitel üritustel on olnud need, kellelgi pole kõrvaklappi. Kõrvaklapid on ebamugavad, on ju tihti peale. Ja siis, kui näiteks nagu ka samamoodi mingi ketrab, mingid asjad ei käi kokku, siis ma üks hetk võin plahvatada, tiim teab, ma ei mõtle midagi nagu halvaga, lihtsalt käibki see gaas korra maha, ma ütlen korra väga krõbedasti sinna saatjasse, ja see on neid hetki, kus on nagu mingi, me ei räägi saatjas selliseid asju, sest inimesed kuulevad, aga endiselt on see, et seda kaost väljapoole ei paista, ehk siis see kaos lahendatakse ära ja ongi.
see hooaeg või noh, siis nüüd eelmine hooaeg oli väga hea see, et Kati manage'is kogu seda poolt, et need mingid probleemid ei jõudnud minuni, et just elimineerida seda, et üks hetk pingetest ka mul gaas maha käib. Et see nagu on tiimisiseselt on ka nagu meeletu areng ja hüpe. Aga kuidas võib-olla laiendada oma üritust rahvusvaheliseks? No plaan tegelikult on üldse praegu see, et vähemalt 25 aasta hooajal teha vähemalt 1 2-päevane, kui mitte 3-päevane üritus, selleks, et tuua kohale ka välismaa autod. Ja tegelikult suurem eesmärk on paari aasta pärast pakkuda konkurentsi sellisele üritusele nagu Ultrace Poolas. Eestis on olemas võimekus seda asja teha. Eestis on koht, kus sellist asja teha. Seda kohta ma ei ütle, sellepärast, et muidu keegi võtab ära selle idee. Ja samamoodi, eks drifti ja kiirendusega seonduvalt täpselt samamoodi, kuna ma nagu selle maailmaga ikkagi kuivõrd seotud olen ja palju nagu tuttavaid seal on, siis sellega seoses täpselt samamoodi ühendada Cars & Coffee ja mingi rahvusvaheline võistlus. Et seda nagu rahvusvaheliseks minekut ma olen plaaninud, ma arvan, esimesest päevast peale, et ega see Eesti keskseks ei jää, aga selles suhtes Eesti piiridesse me jääme lokatsiooni koha pealt, aga üha rohkem me tahame tegelikult ka välismaalt seda erilist autot kohale tuua, mida Eestis sa niisama ei näe. Sest üks, et lihtsalt see autoskene Eestis ei ole nii suur, et neid autosid nii meeletult vahetuks selles nagu skenes ja et oleks nagu meeletult seda muutust, on ju, ja okei, meil on väga ägedaid autoomanikke, kes iga aasta midagi auto puhul muudavad ja see annab seda mitmekesisust ja värvikust juurde, aga kui seda ei toimu, siis üks, et see asi ammendab ennast ja sellepärast tulebki hakata väljast autosid tooma. Et kui me välismaalt autosid kohale ei saa, siis üks, et see jääb hästi nagu üksluiseks. No see on päris hea mõte küll, et teha nagu mitmepäevane, siis ongi see, et kui 1 päev keegi saab minna, siis saab teine päev minna vaata. See annab võimaluse lihtsalt välismaalt ka tulla, sellepärast, et me nagu ka sellel aastal suhtlesime palju soomlastega, poolakatega, lätlastega, kui on ühepäevane event, nad ei viitsi tulla. Nad ei viitsi sõita nagu soomlased veel, poolakat või sakslast, sa ei saa elu sees kohale 1 päevaks, nagu ta tuleb eelmine päev kohale, ta on terve päeva sõitnud, siis ta on päev läbi üritusel, ta läheb magama ja järgmine päev sõidab terve päeva koju, on ju, et nad nagu sellest kontseptuaalsest nagu projektist ei ole huvitatud. Pigem on see, et nad saavad mitu päeva koha peal olla ja siis on juba, seal tekib see võimalus, et on mingi aftekas ja mingi muu möll ka, vaata, et sa lood selle melu, täpselt samamoodi nagu American Beauty paneb korra aastas Haapsalu elama, on ju. Et samasugune kontseptsioon, miks mitte näiteks Audrus teha. Pärnu on lähedal, majutusvõimalusi on, sa saad sõita tracki, sa saad driftida, sul on car show ja sa tood kohale rahvusvahelise selle crowdi, on ju. Et see, ma arvan, ongi see eesmärk, kuhu poole nagu töötada. Jah. Millist tüüpi autohuvilisi või brände loodad tulevikus kasvata? Kas me räägime autobrändidest või me räägime üldiselt brändidest? Üldiselt pigem ka. Sest autoesindustega on ka siuke keeruline, et kui neid liialt palju kaasama hakata, siis üks, et läheb Tartu motoshowks ära, et siis ongi tullaks autosid müüma, mitte autosid vaatama. Aus. Aga mul on ise autosektoris töötanud, ma tean, kuidas see asi käib. Aga ma ei teagi, mul on praegu väga kõva nagu partnerite pagas tekkinud. Ma teen koostööd Unibetiga, mis oli minu jaoks nagu nii räige milestone. Ja samamoodi Red Bull ja Leedsepp ja nagu suured mainekad brändid. Ja Shell, kellega ma olen vist esimesest päevast peale reaalselt 7 aastat koostööd teinud. Ja Red Bull on samamoodi vist praeguseks hetkeks 5 aastat minuga olnud. Et kindlasti ma alati nagu ootan, et neid brände tekib juurde, kes on ise huvitatud ja kes tahavad ise panustada sellesse arengusse, sest me ikkagi nagu kasvatame seda autokultuuri päris korralikult. Aga eks ta ongi pigem nagu säilitada olemasolevaid partnereid ja eks seal annab see nagu isiklik lähenemine hästi palju juurde, et kuna ma tean neid inimesi juba praeguseks hetkeks, kellega ma koostööd teen igast ettevõttest ja ma olen suutnud nendega luua sellise nagu suhte, nagu me oleks sõbrad, see on hästi lihtne asju arutada. Et ongi puhtalt näiteks,
kui mul on tulemas üritus ja kas või sellel aastal, kui meil oli see aastalõpu gala, mida ma sain esimest korda enda partneritele ja kogu tiimile nagu pakkuda konkreetselt tänuüritust, kuna oli rahaline võimekus lõpuks tänu toetajatele sellist asja pakkuda, kingitused, tänukirjad, võtsime aasta kokku, rääkisime uue aasta plaanidest, siis kui sul on partnerid nagu tugevad, keda sa oled suutnud aastaid hoida, siis näiteks Red Bulli näitel, ma saatsin Red Bullile kutse ära, et te olete oodatud tänu õhtule ja Red Bulli turundusjuht kirjutab mulle vastu, Red Bulli pakume inimestele või? Ja oligi Red Bulli omad tulid külmikuga kohale, külmik laoti Red Bulli täis ja kõik said Red Bulli. Ehk siis nagu, kui partner saab rohkem, kui ta ootab, siis ta jääb ka järgmiseks aastaks. Ja kui ta on sul vähemalt 2 aastat olnud, siis sealt üles ehitada isiklik nagu suhe. See on üldse brändi loomise puhul minu arust hästi oluline, et sa valid need koostööpartnerid ja sa hoiad neid koostööpartnereid. Ka selle aasta lõpus lähenes mulle teine betting partner, online kasiino, nimesid ei tohi nimetada, aga lähenes mulle ja pakkus ka rahalist toetust. See summa oli suht samasse auku, mis Unibetilt, aga ma ei kavatse ka vahetada. Puhtalt sellepärast, et mul oli nii lihtne Unibetiga töötada. Nagu nii mugav juba see nagu isiklik suhe ja see, kuidas nagu Ergo kirjutab mulle Unibeti turundusjuht, et kui ma tahaks endale ka mingit ägedat autot, et sa ei tea kedagi, kellel vanad Mersut oleks pakkuda. Ja siis nagu mingi paari tunniga ma leidsin talle auto ja nagu sellised suhted sponsorite, toetajate ja koostööpartneritega minu arust alustala nagu brändi loomises, eriti nagu sündmuste ja sellise asja korralduse puhul. Jah. Millised on olnud üritusse tagasited osaletelt, mis siin on ka siis nagu mõjutanud? Näiteks see ristisaad teema oli ka päris armas. No see, kui nagu tuleb positiivne tagasiside, siis see annab hästi palju juurde. See annab nagu seda energiat ja tahtmist nagu edasi pushida. Aga no, minu jaoks tahtmata kõige olulisem tiimi enda tagasiside, kuidas nemad rahule jäid, mida nad muudaksid. Sest meil ei ole diktatuur selles suhtes nagu tiimisiseselt. Me ikkagi saame kokku, istume maha, joome kohvi, räägime kõigepealt lolli juttu ja siis hakkame asjalikuks. Et see nagu läbi arutamine ja see tagasiside tiimi poolt on hästi oluline. Aga kui mitte nüüd rääkida otseselt nagu sõnalisest tagasisidest, vaid sellest, kuidas peale hooaega meeskond lagunes siin eelmine aasta, siis see mõjutas mind meeletult. Siiani mõjutab. Et mingites hetkedes on see, kus ikkagi nagu mõtled, et mille nimel ma teen seda kõike. Et eks see negatiivsus alati, sa küll üritad selle lasta endast läbi ja mitte lasta mõjutada, aga mingitel hetkedel, kui on raskem, kui on sündmuste stress on peal, mingid asjad ei õnnestu, mingi partner kukub tagant ära, mingi lokatsioon ei õnnestu, siis nendel hetkedel mitte sa ei mõtle selle peale, mis kõik on positiivne olnud, vaid sa mõtled läbi kõik negatiivse. No, see on lihtsalt inimloomuses. Ja nendel hetkedel on nagu raske ikka. Et no, paratamatus on see, et inimsuhteid on võimalik rikkuda sellise asjaga väga-väga edukalt. Et see nagu negatiivne tagasiside on see, mis kõige rohkem mõjutab. Aga siia kõige nagu kirsiks tordil küsiks, et millal toimub järgmine Carson Coffee üritus? 18. mai Audru ringrada hooaja avamine. Okay. väga konkreetne. Aga kas sul on midagi, mida sooviksid veel noorele või alustavale talendile öelda või jagada? Kindlasti asi, mida ma oleks kuulda tahtnud alguses, mida ma muidugi kuulsin esimese hooaja lõpus. Ära karda alustada nagu. See on kõige alustala, ma olin 19, kui ma selle asjaga alustasin null teadmist. Ja minu jaoks punkt, kus ma sain aru, et ma vist teen õiget asja, oli see, kui Tartus väga legendaarne mees Mairolt Sippul, kes korraldas ka kunagi Carson Coffee't nagu Tartus ja veab TRF 44. Tuli ütles, et meie approovime, meie toetame sind nagu TRF-iga, et meie usume sellesse, mida sa teed. See tihtipeale on see nagu kõige suurem stiimul, mida noorel vaja on see, et keegi tuleb, ütleb, et ägedat asja teed. Aga tegelikult ei tasu mitte kunagi karta alustada
ja kõige olulisem on see, et ei tohi karta läbi kukkuda. Ma olen 7 aasta jooksul korduvalt läbi kukkunud, ma olen 2 korda selle aja jooksul läbi põlenud ja 100 kordi mõelnud loobumisele. Aga see on kõik selle protsessi osa. Ehk siis mitte kunagi ei tasu karta läbi kukkuda. Nagu. See teeb aina rohkem tugevamaks. Jah, see kasvatab paksu nahka ka lõpuks ja sa õpid nendest nagu läbikukkumistest rohkem kui see, et sa hakkad tegema ja sa sõidad nagu lõputult mingi edulaeva peal. Siis sa muutud mugavaks, inimene muutub nagu väga-väga mugavaks selles kohas ja ta enam nagu ei leia võimalusi edasi areneda, mida rohkem sa failid, seda rohkem sa hakkad ennast nagu leidma selle koha pealt, et sa leiad võimalusi neid probleemkohti parandada, neid probleemkohti elimineerida ja see on hästi-hästi oluline osa sellest nagu brändi kasvatamisest ja arengust. Jah. Nii toredad mõtted on sul päriselt ka, et tuleb nii südamest, tuleb kõik see nirmas. Ja meie hakkame siin otsi kokku tõmbama, nii et täname teid kuulamast, vaatamast, aitäh Kristole kindlasti. Aitäh teile. Ja näeme juba järgmises episoodis. Tšauki. Tšau.